võib rääkida siis esimese euroaasta maksulaekumistest ja võib ka vaikselt siis mõelda, et kui palju see euro on neid laekumisi mõjutanud. Ta on praeguseks võib öelda, et on eelmine aasta 2011 on majandusele oodatus tunduvalt positiivsem, kõigist prognoosidest positiivsem ja see kajastub ka maksulaekumistest. Me võime sellest olulise osa kanda ikkagi sellele üldisele kindlustundele, mida see euro ettevõtmine meil on tekitanud juba aastast 2009. 2009 lõpp, mina väidan, et on hakanud Eesti maine, Eesti majanduskeskkonna siis selline meeleolu paranema. Et muidugi on aasta lõpp olnud tumedam Euroopa mõjude tõttu, aga kokkuvõttes me võime eelmisest aastast rääkida kui väga heast majandusaastast ja ka heast maksulaekumist aastast. Ka hinnatõusu poolest ei olnud halb aasta, oli üsna keskmine, et meie selle sajandi või aastatuhande inflatsioon on ju kõikunud -0,1 kuni 10,4% ja see aasta lõpuks tuleb see inflatsioon üsna sinna keskele. Ei saa olulist osa hinnatõusust, mis toimus ikkagi euro süüks ajada. See ümardamise mõju on täpselt seal, kus sai enne öeldud, et ta on kuskil 0,2% SKP-st või vabandust, 0,2-0,3%. Et võib-olla natuke sinna ülespoole seoses meie siis selle raha nominaaliga, et 0,3-le lähemal kui 0,2-le, aga siiski see on endiselt see hinnang, mida euro otsesele mõjule saab kanda, ülejäänud jaguneb laias laastus 2. Aasta esimene pool paistis silma toorainete ja toiduainete hinnatõusuga rahvusvaheliselt, mis meid ka räsis. Meil on nende kaubagruppide mõju tugevam kui kõige jõukamates ja ka lõunapoolsetes riikides ja meil on aasta teine pool olnud selgelt see, kus hakkab see majanduskasvu mõju siis jõudma ka hindadesse rohkem. Aga mingit hullu hinnatõusu aastat ei olnud, oli üsna keskmine ja 2012 tuleb madalama inflatsiooniga kui 2011 oli, seda ütlevad kõik prognoosid.